algab Impact Day paneelvestlus Tuleviku mood. Kas domineerib 6 kasutuskorra rõivas või ikkagi pikaajalised lahendused? Palun. Nii igaühel oma mikker käes, nii et saame sujuvalt oma 50 minutit ette võtta. Ma alustan siis ju vist tutvustamisest, et mu esimesena siin vasakul käel siis on Kaie ja Kaie omab siis 20-aastast kogemust nii kaubamajas kui Baltikas töötades. Ta on kirglikult pühendunud tekstiilijäätmete probleemi lahenduste leidmisele. Ja ta omab ka ettevõtliku juhtimise siis MBA kraadi Tallinna Tehnikaülikoolist ja Executive Coachi diplomit EBS-ist. Ja ta on siis Qiud tegevjuht ja kaasasutaja, nii et tere tulemast siis Kaie. Tere, ja töötab. Väga suur au ja rõõm on siin olla. Absoluutselt ja sama suur au ja rõõm on ka Anetti siin, siis, et Anett siin samas kohal meil on. Et Anett on siis ettevõtluse innovatsiooni sihtasutuse rohevaldkonna teemajuht. Ta on vabatahtlikuna tegev siis ka ühendustes Fashion Revolution Estonia ja ka Materjali Voog. Ja tema siis kestlikkuse teekond on ka juba aastaid kestnud. Nii et tere tulemast, Anett, siis sulle ka. Aitäh kutsumast ja aitäh eelmistele ettekannetele ja ütlen juba ette aitäh kõikidele järgmistele, mis on tulemas. Absoluutselt, neid siin hulgi on, nii et meil on tore, ütleme 50-55 minutit siin ja millal iganes teil küsimusi tuleb, siis vabatahtlikul on ikka vaja ka ju sammud tänasel päeval täis saada, nii et võite julgelt kohe käe püsti lükata ja küll ta siis tõttab teie juurde ja võtame neid küsimusi sujuvalt vahele. Aga soojenduseks võib-olla siis sellised paar küsimust, millele kohe mõlemad saavad vastata ja saame tundma õppida teid mõlemad, sest kui me valmistusime selleks, me mõlemad küsisin teil sihukese küsimuse, et kui peaksid valima ühe sõna, millega ennast kirjeldad, siis mis see oleks? Sina siis, Kaie, ütlesid, et see sõna on vedur, et räägi siis, miks sa valisid sõnaks vedur, mis sind kirjeldab? Keegi peab seda asja vedama, ja seal küsimuste lõpus ma ütlesin ka seda, et ma tahan olla osa lahendusest, mitte probleemist. Ja kui sa tahad olla osa lahendusest, siis sa pead näitama initsiatiivi ja kuskilt peale hakkama. Ja nüüd ma olengi siis võtnud enda südame asjaks, et täiesti oma eluea jooksul siis kas või üks väike tükk selle tööstusharu parandamiseks või jalajälje vähendamiseks ära teha. Ja seda ma siis vean nii palju, kui ma suudan ja sellepärast ma see väike vedur olen. Et loodetavasti saan võib-olla veidi suuremaks veduriks, aga praegu siis selline väiksemat sorti vedur. Absoluutselt, eks see momentumi käima saamine on see kõige suurem töö, mida ju vedur teeb ja kui juba liigub, siis rong paneb päris kiiresti. No aga Anett, sina ütlesid, sama sõna oli rüblik, nii et mis see lugu siis selle taga võiks olla? Kas pole mitte vahva sõna? On ju? Absoluutselt. No miks ma siis pean ennast rüblikuks? Tõesti, see on nii vahva sõna, väärtustagem eesti keelt, kasutagem eesti keelt nii palju kui võimalik, aga enda olemuselt ma siis kipun... Ma ei taha öelda, et ma olen tuulelipp. Ma ikkagi, kui ma kuskil olen, siis ma jään endale kindlaks, ma vean asjad lõpuni. Ja rüblik võib-olla tulebki siis sellest, et ma tegelikult enda igapäevatööga, kus ma siis esmaspäevast reedeni 8 tundi iga päev siis pean toimetama, et ma toimetan erinevate sektoritega, mitte ainult tekstiiliga, aga samas siis vaba aeg kulub väga palju sellele tekstiilitemaatikale ja selle kõrval siis pikad jooksvukilomeetrid ehk siis, et see proovin võnkuda erinevates temaatikates, et sealt võib-olla see rübliku geen on siis minus. Ja väga hea küsimus oli, et ennast ühe sõnaga iseloomusti, et kõik siin saalis siis võib-olla võivad mõelda, et mis on see teie sõna? Ja mis see sõna moodi siis on? Nii, no aga võtame teise veel sissejuhatava ka. Te juba näed enda tegemisi nagu jagasite, võib-olla siis natukene veel teise nurga alt, et hakkame seekord siis Anetteke sinust pihta, et enim mu ajast läheb hetkel ja kuidas lause lõpetakse? Enim minu ajast, no võt, võiks öelda, et ma hingan ju esmaspäevast pühapäevani, aga no tegevustest rääkides siis ikkagi töökoht on see, kus ma sageli 8 tunniga päris toime ei tule. Et töö on kindlasti see, kuhu läheb enamus minu ajast.
vabast ajast rääkides, siis olen kirglik pikamaajooksja, et sinna läheb kindlasti palju aega, aga loomulikult siis ka tekstiiliteemad ja tekstiiliteemades Fashion Revolution on siis see põhiline väljund. Jah. Kas see vastus rahuldas? Kõik on nii ja Kaie sul? Nii, minu ajast siis 100% läheb ettevõttele kiud. Et seal jagub tööd rohkem kui küll. Et tänaseks siis oleme 2 aastat tegutsenud ja ma arvan, te nägite, eelmine ettekanne tõi võib-olla juba väga selgelt välja, kui keeruline see valdkond on. Et kogu aeg on selline tihedas metsas olemise tunne, et üritad jälle leida teeotsa välja ja sealt tulemusteni jõuda. Ja kui ma ütlesin, et 100% läheb ettevõttele kiud, siis veel ülejäänud 10 ja 20% siis ma olen pühendanud ka nii-öelda veel siis tagasiandmisele ühiskonda, et nõustan siis veel pisemaid loomeettevõtjaid ja mentordan. Et nii 2-3 mentordavat ettevõtet on mul pidevalt siis, kes siis minu tuulest tulevad. No suurepärane, me ütleme ringmajanduse näide natuke teistmoodi siis siin käimas. Ja meie 3. ütleme sihuke check-in küsimus siis, et kui me ütleme sõna mood, mis on siis see emotsioon, mis selle sõnaga tekib või esimene seos, mis pähe tuleb sul, Kaie? Minu jaoks on kogu aeg olnud see, et mood on eneseväljendus ja sellele tähelepanu pööramine on väga oluline. Ma ei ole kunagi arvanud, et seda peaks kuidagi vähe tähtsustama. Sellega peab väga hoolikalt ümber käima, sest mina siiralt usun sellistesse asjadesse nagu, et ilu päästab maailma, headus päästab maailma. Et kui me loome enda ümber iseendale juba ilu ja see on väga erinev, mis on ilus. Me tunneme ennast hästi, me oleme enesekindlad, me oleme head. Me kanname seda edasi ja minu jaoks mood jääb ja on ja jääb. See vist olid eelmistes, ma üle-eelmist ei näinud, aga seal on siis ka see armastuse komponent ja mulle väga-väga meeldib see mõte, et kui sa armastad oma riideid, siis sa hoiad neid, siis sa kannad neid pikalt ja see paistab välja. Absoluutselt, eks see vist niimoodi asjadega on, et kui nad sulle väga ei meeldi, siis on lihtsam nagu ära visata. Mul ka väiksem näed, mitte moest, aga asjadest vähemalt. Mul oli üks ralliauto, mis mul väga meeldis. Vanaisa parandaski 5-6 korda seda, et ma saaks sellega jätkuvalt mängida. Seal ongi see iva, see võti. Kui me kõiki oma asju niimoodi armastaksime, siis need kestaksid palju pikem. Tõsi, no tundub me seda, siis saame ka avada, et kuidas täna sinnapoole jõuda, et me ikka armastaksime neid asju, nagu Kerli meile juba ka rõhutas. No aga Nette, sinu vastus samale küsimusele. Mul ei ole väga palju siin lisada sellele, mis just sai öeldud, aga jällegi ennem oli see sõnamäng, mis tähendab rüblik, mis on, siis ka tegelikult see sõna mood, inglise keeles siis mood või mismoodi. Ehk et ma arvan, et seal on ka palju neid ivasid peidus, et mismoodi sa riides käid, see ongi mood ja tegelikult see, et mis on meil täna trend, see ei pruugi üldse olla see, mis on sinu südame mood. Ehk et see, mida sa armastad, ongi sinu mood, või siis sinu moodi on ja sinu moodi mood. Et mõelda laiemalt kui see, mis on täna trend, mis on meil kiirmoe kauplustes siis väljas on ju. Siin saab päris häid sõnamänge, et mis su muud on ja mis su mood on ja nii edasi. No aga me saime selle emotsionaalse tunde, et miks see teema teile oluline on ja ju vist ega te ei oleks aastaid või ka isegi 20 aastat selles valdkonnas olnud, kui see nii-öelda on ju korda ei läheks. Et võtame siis võib-olla, et kui Kerli andis seda head on ju teoreetilist taustas, meil nüüd on need, kes on väljal siin igapäevaselt ja nädalaselt on ju oma 100% andmas seda poolt nagu avada. Ja millal iganes ongi küsimus tekib, siis võib julgelt küsida. Ma olen siin lihtsalt aitamaks ka teil küsimusi küsida ja teil neile vastata. Aga võtame siis võib-olla moe nagu igapäeva, et mis siis lisaks sellele emotsioonile, mis on need märksõnad, mis sina näiteks Kaie näed praegu igapäevaselt, nagu mis on moes oluline, mis teemas on, mis on see, mis seda hetkel kirjeldab? No esimene sõna, mis kohe pähe kargab, on kvaliteet. Ja ma millalgi hiljuti astusin korraks
Rocca al Mare keskuses HM-i poodi sisse ja justkui nagu ma tunnen ennast väga halvasti nendes poodides, aga ma korraks nagu tabasin, et ma ei ole enam nii vaata rõivaäri sees, nüüd on juba pakendiäri ja ümbertöötlusäri, aga panin nagu tähele, et justkui nagu midagi on muutumas, et ühest küljest on muidugi ka majanduslangus ja inimesi käib vähe, aga teistpidi, et kauplus on hõredam ja kollektsiooni ja tooteid on vähem, et mingid väiksed võnked nagu liiguvad, et kuhu ma tahan jõuda, on see, et need võnked saavad alguse, peavad ja ainus saavad alguse inimestest. Ehk et kui see ikkagi nüüd jõuab suurematesse massidesse, see teadmine, rohkem ja rohkem näidatakse neid dokumentaalfilme Eesti televisioonis, jooksevad voogudes sellest moe jalajäljest, nendest prügimägedest Aafrikas ja Ladina-Ameerikas ja kõigil hakkab see tasapisi kohale jõudma ja sellest väga palju räägitakse. Et siis kui me igaüks sealt siis teeme selle pisikese järelduse, et äkki ma tarbiksin vähem, äkki ma tarbin kvaliteetsemalt ja õpin uuesti oma riideid siis armastama ja parandama, et ma näen, et seda liikumist on, et ja siis kui me juba läheme siis nagu tavatarbijast disainerite juurde, et siis loomulikult kõik, kes tulevad turule või ka täna tegutsevad, et mõtlevad selle ümber ja reaalselt viivad ellu samm-sammult siis lahendusi, et näiteks siis kõik need toodame siis tellimuse peale, made to measure, made to order, kõik need mudelid, et me liigume järjest siis tegelikult nii-öelda mõistlikuma tootmise ja tarbimise suunas, et õnneks see on õhus ja see sõnum, et kiirmood, et me upume lõpuks oma prügi sisse, jõuab kohale. Küsimus läks meelest, aga ma jätkan nüüd siin neid mõttekäike, mis siin kui Kerli ka tegelikult enne ütles, et tema tuleb, räägib siin võib-olla selles negatiivse tooniga, siis meie kohustus on nüüd siin tulla ja rääkida positiivsest, on ju. Absoluutselt. Ma ei tea, kas ma seda nüüd päris öelda suudan, küll aga ma olen korduvalt tajunud ennast mõttelt, et tahaks teada, mis meil on 10 või 20 aasta pärast siin planeedil, et see aitab ka meil tegelikult täna valida neid õigeid suundi või õigeid nurkasid, kuhu siis selle tekstiiliprobleemi ka suundud on ja või mis valikuid täna teha, et aga mida ma ise olen näinud, siis ma aina rohkem tajun enda pealt, näen teiste pealt, et eelistatakse ikkagi konkreetseid materjale terviseks. Et see naftakiud ei olegi täna enam eelistus väga-väga paljudele, aga seda ikkagi valitakse, sellepärast et see on massides lihtsalt meil poeriiulitel olemas. See on veidi alla 70%, mis meil siis on täna kogu mahust naftakiud, mis on poelettidel olemas. See on muidugi paari aasta tagane uuring, mis mul kätte juhtus saada, aga see on tegelikult metsik mass. Arvestades siis, et me tegelikult selle asemel võiksime jätta riide tegelikult tarbimata, kuna me kanname riideid 6-7 korda keskmiselt. Ja kus juures noorte naiste, noorte tüdrukute puhul see on sageli isegi kordades vähem. Et uuringud jälle näitavad, et 1-2 rõivast siis noorte garderoobis jääb koguni kandmata ja põhjuseks on sageli siis see odav hind. Ehk et jah, ma loodan, et see on natukene vastandlik öelda, sest me kõik vajame riideid, me tahame neid võimalikult odavalt saada, aga siiski mina sügaval südames loodan, et riiete hinnad on tegemas hüppelist kasvu. Ja. Kas see uuring jagas siis ka seda, et millest see nagu tuleb, et miks see kolmandik jääb selga panemata? Nüüd lähme siis Aleki ettekandesse tagasi, et me kõik tahame kuuluda kuskile ja ma arvan, et see noor hing, see noor tütarlaps, kes täna alles otsib enda kohta siin elus, siis tema selline inimese psühholoogia on, mis ta on, et me kõik teeme hästi sageli neid otsuseid, mis me alateadlikult teeme, et tõenäoliselt nende väikeste tüdrukute või noorte naiste otsused ei olegi lihtsalt väga pikalt kaalutud, mõeldud neile, et hetke ajendil siis kuidas ühiskond neid suunab.
Okei, no need olid on ju mõlemad märksõnad, aga võtta sa need siis veel näiteks 5 aastat ajast tagasi, et kui sa mõtled sellele ajale, no 2019 siis, kui me 5 aastat täitsa täpselt siin on ju läheme, mis märksõnad sel ajal võisid need olla või noh, mis sul endal siis pähe tuleb, et mis sa arvad, et sel hetkel sinu maailmas need märksõnad olid? 2019 oli minu jaoks see aasta, kus minu peas oli juba see klikk ära käinud ja ma julgustan kõiki siis otsima seda asja, mis teeb teie klikk. Ma eeldan, et täna siin ruumis on enamikel see klikk ära käinud, et te teate, kuidas siis olla parem, rohelisem, jätkusuutlikum, kestlikum tarbija. Aga mis oli see minu kliki mootor, siis oli üks raamat, see oli Kaia, kas oli ühesõnaga autorit saan pärast öelda, kellel on suurem huvi, aga Kaia tagasitulek, selline raamat siis, mis tõukas mind siis sellele teele ja see oli põhjus, miks ma siis läksin tööstusökoloogia magistrit tegema, mis andis mulle tegelikult selle süvateadmise, et miks siis selle teemaga, mis seal taga põleb. Et 5 aastat tagasi, jah, kas ma märksõnu oskan välja tuua? Ei. No aga teeme siis Kaiale võib-olla veel raskem. No jaga 5 aastat ja siis lähme veel gramm kaugemale. Mina 5 aastat tagasi juba väga et nii-öelda intensiivselt otsisin seda võimalust, et kuidas siis see kripeldas minu sees, et olles siis tootnud rõivaid. Ma olen muuseas sellega välja arvutanud, et minu isiklikul siis vastutusel, et ma olen siia maailma siis tootnud ja müünud 5,5 miljonit ühikut rõivaid. Ja siis kui ma mõtlesin, et okei, et kui sellest nüüd 75% on prügimägedel, et siis see on see minu prügimägi, minu vastutusel olev prügimägi, et siis ma pean sellele lahenduse leidma. Aga alustasin siis nendest, nii nagu Kerli siin rääkis ka, mu väga suur ja sügav huvi oli leida ringmajanduslik ärimudel, et kas ja kuidas kas see on võimalik kasumlikult tööle panna. Ja siis ma läksingi TalTechi seda entrepreneurial management'i MBA'd tegema selle mõttega, et ma väljun sealt siis selle äriplaaniga. Ja jõudsin muuseas siis sellesse kohta, nagu ta siin täna slaidil jõudis, et mina selle rõivaste rendiärimudelit kasumlikuks Excelis ega paberil ei suutnud kuidagi võluda. Ja siis jätkasin oma otsinguid, kuni siis jõudsin sinna, kus ma täna olen, et häkatonil kohtasin siis oma kaasasutajad, partnerid, kes oli teinud valmis selle esimese prototüübi, et rõivajääkides siis saab toota hoopis lausmaterjali ja sellest saab teha pakendimaterjali. Ja siis oli see, kus minul läks lamp põlema, et see on see, millega ma tahan ja siin ma näen nagu tõelist nagu väljundit, et see on võimalik, et kui see ülesväärindamine segakiulistele koostistele on niivõrd keeruline ja kallis, siis nii-öelda tasaväärindamine või allaväärindamine materjaliks on võimalik ja sellel peaks olema turg ja sinna ma siis täie hooga sukeldusin. Hästi, ma tahtsin ühe asja vahele öelda. Sa küsisid 5 aastat tagasi, aga ma ütleksin ja tõstaks nüüd ennast kõrgele, see aasta tagasi olin ma tegelikult ka siin samal laval ja kandsin täpselt samu riideid. Seega vahel ei pea isegi 5 aastat tagasi mõtlema, vaid sa võid mõelda aasta tagasi ja mõelda, et mis sa tegid siis hästi. On ju? Absoluutselt, ma ikka ka siia tulles proovisin võtta endal nii-öelda teisel kasutusel olevad juba riided on ju välja, et ikka särk ja pusa samamoodi. No aga Kaie, kuna sa oled need sektoris veel 20 aastat olnud, mis on minu lapsepõlvest saadik, siis et kui me kerime nüüd, ütleme ongi 15 või 20 aastat tegelikult tagasi, mis need märksõnad sel hetkel moes olid? Kui veel tuleb miskit pähe, et see on siis aasta 2009 enne eelmist majandust kriisi või juba siis tegelikult on ju läbi saamas või ka 2004 on nii-öelda Euroopa poole liikumise aeg. Jah, kahjuks pean ütlema, et jah, ma olen siis pealt näinud seda moesektori allakäiku, et mul on alles kapis rõivad siis
kui taustaks vist kõik et teavad, et olen siis olnud erinevate Baltika Grupi brändijuht, et Montoni ja Ivo Nikola ja Mosaiigi ja Bastioni ja lõpuks siis kogu tootearendusjuht. Aga sellest see pole oluline, et mul on kapis alles siis need Montoni 2005-2006 aasta riided, mis on väga kvaliteetsetest kangatustest. Siis ma mõnikord võtan selle kätte ja mõtlen, issand, puuvilsiid. Et kõik need 100% puuviljad ja kui ilusad ja siis kuidas siis hakkas kõik jooksma sinna, et odavamaks hakkasid siis puuvilja sisse tekkima polüester ja segud ja siis kuidas need naturaalsed kangad aina rohkem tahaplaanile jäid ja siis see meeletu konkurents ja turusurve. Ja ega sa oled nagu ka ise selles osaline, aga sa lähed nagu kogu selle kõigega kaasa, mis su ümber toimub. Et nii ta läks, et see surve oli siis kogu ahelas näha, et kuidas materjalid muutusid, hinnad läksid alla, tootmismahud üles. Et kahjuks niipidi ta liikus, et mitte muidugi küll kõikide brändidega, et Ivo Nikola ja Baltman loomulikult jätkasid kõrgekvaliteediliste naturaalsete kangaste kasutamist ja see oli nagu brändi DNA-sse sisse kirjutatud. Et seal olid nagu võib-olla rohkem teistpidi väljakutsed, et alati on nagu, ma arvan siin täna saalis ka, et väikeste brändide esindajad, et kõige rohkem on olnud ju see lõputu otsimine, et kuidas üldse väiksed brändid turul ellu jäävad suurtega võisteldes, et seda siis ka nii mid-marketi kui ka juba premium ja luksussektoris. Et kuidas silma jääda, kuidas piisavalt müüki teha. Et see pool. Aga kui sa küsid, et see tagasivaade, siis see tagasivaade oligi selles mõttes, ma ütlesin nagu see, et kõik, mis me neid graafikuid siin ka täna nägime, siis mina olin nende graafikute ajal lõin turule moodi ja nii valus ta täpselt on olnudki materjalide muutus, üle tarbimine, üle tootmine ja sellepärast ma olen siis täna siin, et me tegeleme selle otsaga, et kuhu need jäätmed lähevad ja mida me nendest toota saame. Tundub, oli sul midagi, mis sa soovisid ainult lisada? Ei, hästi. Ma siis jätkuna kohe, et näed, et praegusel hetkel ka meil need räägitakse, et tuleme nüüd sellega vabandust, paistab küsimus. No nii, aga vabatahtlik sammud tuleb teist teha. Ja. Kui palju te seda nagu tajute, et tarbija on sellest materjali muutusest aru saanud? Et kas tema on ka kaasa läinud, et ta saab aru, et 10-20 aastat tagasi oli siid, aga täna on polüester. Et kui ta poodi läheb, et 70% on polüester. Et kus see teadlikkus, kas see on ja kust see tuleb? Super küsimus, sest ma just enne, mul oli see mõte peas ka, et rääkida sellest, et ma ütlesin, et selle muutuse tegelikult ju saavad ainult, mitte ainult läbi viia tarbijad, et saab ka regulatsiooniga kraani kinni keerata aga see on tegelikult, sellest on nüüd on ju palju sellest möödas on, kui ma Baltikas 2020 lõpus lõpetasin, aga see on kurb. Kahjuks millegipärast, kui me oleme moekonverentsidel, siis on nii kurvad jutud. Proovime kuidagi positiivsemaks saada, aga materjalide teadlikkus ei ole väga kõrge. Vähemalt 2020, kui ma veel seal tegime fookusgruppe ja inimestega kohtusime ja me tegime reaalseid teste, et andsime neile, mul on väga hästi meeles, tegime meestele ja olid Montoni materjalid ja Baltmani materjalid ja andsime neile katsuda kudumeid, pükse, et tuvastage, milline on hea materjal.
ja mehed katsuvad ja ütlevad, oo, see on super materjal, kui on seal näiteks akrüüliga kampsun või et väga pehme, väga sile ja siis katsub Baltmani 100% merino kampsunit, ütleb okei, et võib-olla veits kare. Ja siis ma räägin talle, et aga vaata, et merino hingab, et sul on soojas okei, külmas okei, on ju, laseb õhku läbi, tuulutad, on ju, kõik saad seda hästi hoolatada. Oi, aga vot neid argumente mul oleks vaja poes teada, et kui mulle tehtakse puust ja punaseks selgeks, et siis ma ostaksin selle 100-eurose kampsuni, mis mul vastu peab, kui selle asemel, et ma ostan selle akrüüliga segatud kudumi. Et jah, kahjuks see materjali teadlikkus minu teada ei ole väga kõrge ja kui sul ikkagi polüester on käe all sarnaneb siiditundega, siis inimene peab seda väga heaks materjaliks. Ja siis see lõputud naljakad lood nendest fookusgruppidest on ju alati olnud see, et me tahame, alati kõik tahavad naturaalseid materjali, et see on see, et ma tahan merevaadet Raekoja platsilt, ma tahan naturaalseid materjale, mis ei kortsuks. Et ma tahan ju käia konverentsidel, seminaridel ja jumala eest, mis korts, et see ja siis me nagu räägime, et naturaalne kortsub ja see on stiilne ja see on okei. Aga see ongi kommunikatsioon, teavitustöö ja siis sa peadki talle rääkima, et vaata, kui me nüüd segame selle polüestriga ära, et siis me ei saa seda enam ümber töödelda ja kõik see jutt. Aga lõpuks inimene ütleb, ma tahan, et mul oleks mugav, lihtne. Ja tahab odavat. Jah. Aga minu hinnangul sedasama küsimust, sedasama vastust ilmestab ka siis teise ringi kauplustes ringi vaadata, et kus 100% siid ja 100% puuvill võivad olla või 100% polüester võivad olla sama hinnaga. Ehk siis, et ka see teadlikkus nende teise ringi rõivapoe pidajatelt on sageli madal, ehk siis, et seda teadlikkust peaks tõstma. Et loomulikult meil on neid hunte, kes siis käivad teise ringi kauplustes just neid kvaliteetseid materjale otsimas, aga see ongi koht, kus sa saad neid odava hinnaga hästi sageli. Aga mulle tundub, et ka see on muutumas, sellepärast et teise ringi kauplused teadupoolest siis kasutavad hästi usinasti Google Lensi, mis aitab siis tegelikult seda materjali tuvastada ja hakatakse ka neid kõrgemini hinnastama. See vist natuke on hästi selline inimlik asi, et me ju ajud töötavad nii, et me tahame musta ja valget ja kuute värvi seal vahel on nagu raske vaadata ja siis tahad kogu aeg kiiret ja lihtsat otsust, et see on sihuke kogu taju ja üldse selle süsteemi ümber muutmist sellesse, et me oleme valmis võtma ja kaaluma kuut argumenti, kuivõrd lihtsalt ühe põhjal on ju otsust teha. Aitäh väga hea küsimuse eest ja tublisti ka kätt tõstmast, et ikka näeks silmanurgast. Nii et mis küsimusi veel on? Vabatahtlik tahab hea meelega samme kindlasti täna täis saada. Nii et võib kätt püsti lükata, kui selleks soovi on. Kui see tuleb, siis saab seda teha. Praegu ma siis võib-olla siukse torkiva küsimuse teeks sedapidi, Kaia, siis sulle, et näed, et praegu me jälle siin räägime sellest 20 aasta eest läks niimoodi, et läks massitootmisse. Kas siis tõesti neid ei olnud, kedagi ei olnud ütlemas, et see ei ole see tee, kuidas minna? Mis need vastased siis rääkisid? Meil on kapitalismi olnud nii pikalt, seda ei saanudki olla. Mõtleme nii, et kogu selle asja fundamentaalne teema on see, et öelge mulle üks ettevõte, kes kirjutab enda äriplaani järgmiseks aastaks müügilanguse. See on nagu see alguspunkt on ju. Et kõik, kui sa oled väikeettevõtja, sa tahad ennast elatada, kasvada, kui sa oled suuremas ettevõte, sa oled seal juht, sult oodatakse tulemust. Ja sa mõtled, kuidas kasvada. Kogu see, sa ütlesid kapitalism, selle peale see tuli, et üldsegi, et kuidas mõelda, et kuidas me siis seda ületootmist üldse saaksime vähendada. Sa üritad küll ajaloos tagasi minna ja küsid, et kas siis keegi ei öelnud, et ma küll siis kindlasti ei olnud ümberringi, ei räägitud sellisest nii-öelda slow fashionist, sellist sõnapaari ei olnud veel ja üldse, et mingist
ma ei tea, tasamajandusest või sellisest aeglasest majandusest, et see ei olnud nagu mingi trendi teema, et igal juhul on kasv, turu jagamine, võitlus, et see ikkagi kui ma nüüd ma ei suuda tagasi meenutada, aga sellised esimesed ikka suuremad mõtisklused selle ümber võib-olla algasid 10 aastat tagasi. Et kust otsast siis seda nagu lahendama hakata, et. Majanduskasvust rääkides hästi, ma ei tea, kellele populaarne, kelle jaoks ebapopulaarne teema, kui palju ennustatakse või kui palju oodatakse majanduskasvu aastaks 2035? Kui palju inimesi teab? Mis on Eesti eesmärk? Me peaksime suutma üheskoos kasvatada majandust 2 korra. Et mõtleme nüüd kõik, mille arvelt see tuleb, kus see tuleb, et mulle väga-väga meeldib ka ingliskeelne lause, et we have enough for human need, but not enough for human greed. Ehk et maailm ja planeet, meie maapõueressursid, kõik muu suudab ära katta täpselt nii palju, kui me vajame, aga mitte nii palju, kui me ihaldame. Ja sageli see majanduskasv ongi see ihalemine, et siin saab hästi filosoofiliseks minna, see on väga-väga põnev teema, aga võib-olla natukene kuiv, et. Aga ei, sa tabasid, mulle meeldib rohkem tulevikust rääkida, vabandust, kui minevikust. Et jah, et 2-kordne majanduskasv on ju ja selle ümber on ju hästi suur osa sellest peaks tulema siiski sellest rohemajandusest ja selle üle on siis väga palju on ju vaidluseid ja eri pooli, et kas see on võimalik või kas see on üldse kõik üks igavene jama. Ja kui me jälle ma tahan tuua nagu selle teema siia, et me näeme, et kõik need probleemid, mis siin slaididel oli, et siis me ju reaalselt, kui sa mõtled, et seal on lahendamata probleemid, ehk et alustame kas või siis need ringmajandusmudelid või siis jäätmekäitlus või ressursside kasutuselevõtt. Kui seal on probleemid, see tähendab ka seda, et seal on ka võimalused, seal on see uus äri. Nii. Ja siis nüüd ongi see, et kui seal on see uus äri, on ju, et kuidas me selle siis sealt nüüd tööle saame, et kogu aeg on olnud see teema, et see on olnud, et see on kallis, see on investeeringute mahukas, sellepärast, et siin on vaja uusi tehnoloogiaid. Ja sinna ei ole sellepärast keegi investeerinud, sellepärast, et ei ole olnud see, kes sinna toorainet suunavad või kus see tooraine istub, seal keegi ei maksa selle eest, et seal täna on selle fundamentaalne probleem olnud selles, et kuidas hakkavad need rahad liikuma, mis selle uue sektori siis seal lõpus käivitavad või selles, kus siis see ahel katki läheb, on ju. Ja nüüd on nagu te nägite, et see suur lootus on siis sellel EPR-il, sellel tootja vastutusel on ju, et sealt siis tekib siis turule raha, et mille alusel siis saab korraldada seda infrastruktuuri ja siis neid tehnoloogiaid. Ja kui näiteks ikkagi reaalselt täna ju Eestis ja ka paljudes liikmesriikides me oleme sealmaal, et keegi täna veel ei tea, kuidas ja kui palju maksustatakse, kui palju seda turule siis seda majandust käivitavat raha tekib. Aga nagu meie oleme seal otsas, siis meie kõik seal juba tegutseme, et oleme viime ennast valmidusse ja arendame neid tehnoloogiaid. Et see uus majandus saaks tekkida. Ja mis selle uue majanduse, mis siis seda Eesti majanduskasvu ka seal, mitte ainult nagu mina räägin oma valdkonnast, aga siin on ju roheenergiad ja muude materjalide ümbertöötlemised ja kõik see, et mis seal toimub, issand, nüüd mul läks mõttelõng katki. Okei, et see on sinna, seal on siuksed kogu aeg sellised saba kinni nokk lahti olukorrad, et kuna ta on selline nii-öelda hall ala veel ja täpselt ei tea, siis ei taha tulla sinna erainvestorite raha ja et on nii ebakindel. Ehk et kogu selle majandusmudeli tekke taga on kapitalipuudus. Ja kapitalipuudus on see, et erainvestorid tulevad siis, kui nad saavad näiteks kinnituse, et riskid on maandatud siis nagu suuremate riiklike Euroopa Liidu rahadega. Et see on see, kus meie seal täna nagu sipleme.
et ütleme ikkagi väga lihtsustatult asi hakkab liikuma, kui rahad hakkavad liikuma. Paistab, et keegi peab suunda näitama, sest riik hakkab siis tegema, kui on jälle massi, kes sellega on ju tegeleb. Ja sellepärast näiteks, mida meie üritamegi teha, on see, et sa kõigepealt tuled uue innovatsiooniga turule ja sa pead saama nagu selle kinnituse turult, et see võetakse vastu, et sa saaksid siia sellesse tehnoloogiaarendusse nagu raha taha, et seda skaleerida siis. Ma tean, et on küll laupäev, ma ei tohiks tööjuttu rääkida, aga see on tegelikult, mis sa kirjeldasid, mida meie siis asutusena EAS-is julgustame ettevõtteid, kasutame neid Euroopa struktuurfondi rahasid, riigieelarvelisi vahendeid, nii palju kui meil täna veel nende kärbete tõttu käes on ju, et see on tegelikult asi, kus meie hästi aktiivselt väikeseid ja keskmiseid ettevõtteid ja ettevõtjaid võimestame. Ja tegelikult lisaks ka meie meediatele, näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus on ju ka keegi, kes just lükkab hoogu sisse nendele uutele innovaatilistele lahendustele, tehnoloogiatele. Ja kuna need uued ärimudelid, näiteks ringmajandus, on täna hästi palju läbi käinud, siis kuuldavasti on päris asjalik meede tulemas Kliimaministeeriumi poolt ka siis varsti, et kes ringmajandusega tegeleb tekstiili suunal, mõnel muul suunal, siis neid lahendusi tegelikult on ja tundub, et tuleb aina usinamalt juurde ka, et seda me ju vajame just sellesama murekoha lahendamiseks, et majandus saaks kasvada ja seda teha jätkusuutlikult ja vastutustundlikult. Aga eks me näe, kus me jõuame siin aastaks 2035. No aga rääkides siis olevikust ja tulevikust on ju rohkem, mis on veel sellised, kuidas öelda, elevust tekitavad edasiminekud või tootjad või mingid näited, mis te olete veel märganud, kust kinni haarata, mis võiks kasvada 1000 korda ja samal ajal vähendada hoopis? Ma tahan öelda. Me tegelikult oleme valmistanud, üks autor on vist siin ruumis ka, Maria. See, kas ta just innovaatiline on, aga ta on kindlasti asi, millest on väga-väga pikalt puudu olnud. Me koostasime Estonia Fashion Festivali ja Fashion Revolution Estoniaga juhendmaterjali, kuidas siis toimetada targalt, kuidas olla jätkusuutlik moetarbija. Panime hästi lühidalt kirja, et kõik jõuaksid lugeda, olenemata siis enda sellest spännist, kui palju sa infot vastu võtad. Väga lihtne juhendmaterjal. See peaks olema kättesaadav nüüd siin Estonia Fashion Festivali veebis ja muuhulgas ka Kliimaministeeriumi templi saime alla seega tõendatud materjal, nii et minge uudistage. No, mina räägin teise nurga alt, et olles nagu reaalselt turul, ma näen seda, et kahjuks või õnneks ettevõtteid ei ole siiamaani miski muu pannud liikuma kui sund, mis on siis regulatsioonid ja maksustamine. Ja kui just tulles siis Pariisist luksuspakendite messilt ja reaalselt tulevad nüüd ettevõtted meie juurde sellepärast, et neil on vaja tõsta oma pakendites siis sobib, nagu ma ütlen mõned sõnad inglise keeles, recycled content'i ja siis taaskasu ringlusse võetud materjale on vaja tõsta, siis neil on vaja suurendada pakendite korduskasutust ja siis nad on platsissu juures. Et nüüd meil on see vaja nagu ära teha ja ma selles mõttes ei süüdista ettevõtjaid, et kuskilt peavad need asjad ju liikuma hakkama. Et ma toon ikkagi näiteks, et kui me mõtleme, et tarbija käitumist muuta on ikkagi üks keerulisemaid asju, et kuidas me nüüd sunnime ta siis kvaliteetsemat ja ajas kestvamat moodi tarbima, et me võime ju lõputult harida, teavitada, teha ägedaid turunduskampaaniaid, aga kui kaugel me jõuame, kui kiiresti? Tegelikult ei jõua, et me ei pannud Eestit ka biojäätmeid sorteerima ennem kui tuli seadus. Siis me põlime, et kahjuks on ka moega nii ja nende materjalidega, et mõned asjad lihtsalt tuleb ära teha ja nii lihtne see ongi. No vot, meil on seadusandlus kindlasti see, mis annab kõige jõulisemalt selle kiki, et davai, liikuge nüüd. Samas selle kõrval on meil neid pioneere, neid ettevõtteid, kes siiski on valmis proovima seda parandusteenust või siis renditeenust, et
see on kindlasti selline niši teema veel 100%, aga ma arvan, et me vajame neid kiudpaki või kiudpaki tootjaid ja me vajame neid, kes siis pakuvadki seda parandusteenust. Aga selle peale ma võib-olla oponeeringi või mitte ei oponeeri, aga vaata neid entusiaste on alati olnud. Neid, kes veavad neid nurgapealseid parandusärisid ja disainerid teevad väga ägedaid upcycling kollektsioone ja mida kõike. Enamasti see kõik vireleb. See on raske, need entusiastid lõpuks väsivad ja kui me tahame suurel skaalal muutust, ikkagi nagu, et midagi päriselt muutuma hakkab, siis on ikkagi vaja teha nagu radikaalselt ja konkreetselt, et mingid asjad ei ole enam lubatud. Me teame juba väga palju näiteid, et kuidas me läheme üle, on ju, plastiknõudelt, me lihtsalt keelame need plastikvatipulgad ära ja siis me harjume ümber. Meile keelatakse mingi asi, me harjume ümber. Me ei mäleta lõpuks, et me olime sellised raiskajad. Et sama asi tuleb moesektoris radikaalsed muutused läbi viia. Muidu me tuleme siin 10 aasta pärast kokku, võib-olla mina enam ei tule, aga noored tulevad, on ju. Et räägime sama juttu, muudkui räägime ja räägime. Kindlasti need pakkujad, ma selles mõttes nõustun 100%, et need on sageli piisk meres, samas nemad ongi need, kes teadlikkust tõstavad tarbijatelt, natukene vaikselt nügivad, mudivad, suunavad. Et no kahe otsaga, kahe teraga mõõkt 100%. Et No vaatame, kas saame kolmanda tera ka siia mõõgale juurde. Küsimus siis ülevalt. Ja, tere. Mul keerlevad sellised mõtted peas, et mis siis nagu teha, et kuidas mul on nagu selline mõte, et meie oleme tarbijad, me läheme poodi, me tarbime seda, mida antud hetkel poes müüakse. Nii, ma olen väiksest piirkonnast. Meil ongi kiirmoe müüjad seal ainult, ehk siis New Yorker, H&M, Sinsei, kõik kvaliteetsed rõivabrändid on ennast kinni pannud. See tähendab seda, et kui mina tahan kvaliteetset rõivast saada, ma pean minema Tallinnasse, Tartusse, no heal juhul veel kuskilt võib-olla midagi saab. Et kuidas panna mõtlema siis neid suuri tootjaid, et nemad hakkaksid ka nii-öelda kvaliteetset rõivast tegema. Näiteks minul on 13-aastane poeg, kes on nii-öelda praegu kasvueas. Ma lähen poodi ja mis seal on? Seal on ainult dresside valik, suur, mega suur ja pluss siis T-särgid, asjad. Ja ma vaatan seda toodangut ja mõtlen, et pühamüristus, kuidas see nagu kõik maha müüakse? Kellele see müüakse? Ahastus tuleb peale. Mul käis siuke mõtete laviin siit peast läbi, ma mõtlen, kus ma nüüd alustan. Esiteks selge on see, et meil on kehvema elujärguga inimesi, kelle ainus võimalus saada midagigi selge on see kiirmoebränd või siis sageli ultrakiirmoebränd. See on põhjus, miks mina arvan, et kiirmoel on täna see koht, aga see, et on sellises massis, sellele massile meil ei ole kohta. Ma siin olen täiesti nõus, aga küsimusele, et kuidas see tarbija siis oskab valida. Ma olen käinud võrdlemisi palju rääkimas koolides õpilastele ja üks mõtteharjutus, mida ma hästi sageli kasutan, et kui meil on 3 osapoolt, meil on tarbija, meil on bränd ja siis meil on riik, et kellel lausub see kõige suurem vastutus. Hästi keeruline küsimus. Kõigil on vastutus, aga me ei saa seda 33% igal ühele panna, siis ei vastuta ju mitte keegi, on ju. Et millesse mina usun, siis süüdi on turundus. Et seni, kuni meil on turundusvabadus käia, pasundada, siis mida iganes sa soovid, siis ongi tuksis. Kas ma tahaks tegelikult selle eelmise teema jätkuks veel öelda, et siin tarbija tegelikult tahab oma kodu lähedalt saada mega kvaliteeti. Ehk siis ta tahab mugavust. Aga siin on ka see küsimus, et tarbija peavad ka vaeva nägema. Ja kui sa ostad vähem riidet, siis ongi okei võib-olla sõita Tartusse, Tallinnasse, Viljandisse 4 korda aastas. Et see muidugi kasvav laps on teine teema. Aga ma arvan, et väga paljud on kuulnud, et ma tahan riideid, mis oleks naturaalsed, aga ei kortsuks. Et ma ei taha nagu hooldusesse panustada tarbijana,
aga ma tahan nagu seda tunnet, et mul on kvaliteetne asi. ma varastan nüüd ühe tsitaadi, et maailma päästmine ei peagi olema mugav. Kaia saab nüüd öelda, kas on mugav teekond olnud? Põnev. See on nagu see toidu kohta öeldakse, et huvitav. Hea toit on huvitav. Ei, väga põnev on, see on see on niisugune teema, et sa ei kahetse nagu sekundikski, aga sul on väga musti päevi ja siis tulevad jälle need helged päevad. Aga võib-olla mitte ei lasku sellesse, kui keeruline on uut asja teha, et ma ikka mõtlen ka, et kogu aeg see pendel käib sellel trajektooril, et noh, ma ei tea, kes on süüdi või kes peaks vastutama või kes peaks lahendama, et ma saan täiesti aru, et ega noh, et nüüd mõelda, et ema oma 13-aastase pojaga ei pea kuidagi ka ju vastutama ja lahendama, et noh, jah, tore, kui see teadlikkus tõuseb, et vähemalt kõigil et inimestel tekivad, kui me peame kõik õppima AI-d kasutama, siis me võiksime kõik osata lugeda, aga meil võiks olla materjali lugemise siis algoskused on ju, et me siis käega ei katsuks ainult ja arvaks, et see kõik on super, et me saaksime, kui me vähemalt tuvastame 100% puuvilla, et siis me teame, et seda saab ümber töödelda lihtsamini kui puuvill polüestrit. Aga jah, mul oli ka see mõte, et tarbija võiks vaeva näha ja siis ma mõtlesin, et ma küll ütlen, mulle üldse ei meeldi minevikust rääkida, aga mõnikord on ikkagi need mõtted see, et seal, kui me läheme tagasi sinna, kuidas asjad nagu käisid, et sealt on ka kaasa võtta, et kui me mõtleme, et meie vanaemadel ja vanavanavanemadel oli korralik villamantel, oli linnaskäigumantel, oli see peokleit ja siis ta tuulutas seda ja see kestis aastaid ja ta pärandas selle tütrele ja et käidi ja mindigi, sõidetigi Tallinnasse disaineri juurde seda mantlit ja kleiti tooma, et see kõik ja seal on nii suur siis see emotsionaalne väärtus, et sul on need peoriided ja igapäevariided ja need on kvaliteetsed ja need kestavad ja inimesed oskasid hooldada, et niisugused nagu need baasoskused kaovad ära, et ei teata, noh, ei osata seda alt-äärt kinni panna, ei teata, et riideid saab tuulutada ja et noh, selliseid, et noh, see on ju tegelikult see, mille üle me täna palju mõtleme, et me inimestena ei saa kaotada oma baasoskuseid ei iseenda turvamises, toitmises kui ka riietamises. Ja seda saaks turundus aidata seda sõnumit levitada, mitte öelda, et rohkem, et ja palju ja odavalt ja näita seal TikTokis, palju sul kotte on. Sul on kindlasti üks hea küsimus varuks, aga ma nii tahan seda enda seest välja saada, et hästi oluline on teha vahet ka vajadusel ja tahtmisel ja seda juba noores eas, et seda hakatakse tõenäoliselt juba lasteaias, seda on võimalik lasteaias õpetada. Et üks näide, mis läheb küll rõiva teemast küll nõks kaugemale, aga mina olen elanud Lääne-Austraaliast Ühermaal, kus mu esimene pood, kus ma reaalselt sain piima, oli 1,5 tunni autosõidu kaugusel ja see pani mind liigutama, ehk siis, et mul oli tõesti seda vaja, mul oli vaja süüa. Et sama tegelikult ilmselt läheb ka riiete juurde, et kui mul on tõesti vaja, mul ei ole mitte midagi jalga või selga panna, võt siis ma tõesti võtan selle sõidu ette, et see ei toimu ju iga nädal. Mul tuli veel mõte, et kes vastutab ja lihtsalt minu head sõbrad, kõrgelt haritud, edukad inimesed on lihtsalt üks näide elust. Nemad on mulle konkreetselt naisterahvad öelnud, et meie enne ei lõpeta, kui teie ei lõpeta, no teie oleme siis need brändid või ei lõpeta meie ahvatlemist. Et mina ei saa sellest aru ja teie ahvatlete, teie loote neid kogu aeg uusi ja ägedamaid asju ja räägite, kui vinged ja vajalikud need on. Ja mina lähen sinna konksu otsa ja siis muudkui tarbin, et lõpetage ise ära sealt teiselt poolt otsast. No. Süsteem on katki. Eks igaüks saab omalt poolt on ju pihta hakata, et mäletan kuskilt ma kuulasin, Reet Ausse rääkis ka, et tegelikult on 6 sammu vist ennem, kui sa üldse peaksid minema asja ostma, et sa saad algul vist ise parandada, siis sa saad seda ümber teha, siis sa saad a la sõpradega kuidagi jagada ja mingid 3 nagu sammu veel, et alati see ost ei pea nii-öelda on ju lahendus olema.
no meil on jäänud sujuvalt 6 minutit, nii et kui publikus on veel küsimusi, siis see on tõesti see hetk, kus küsida, kui miskit on veel peas nii-öelda ringi käimas. Ja vabatahtlik siis tuleb, kogub samme. Väga hea, kui te jagate oma mõtteid ja tekib selline arutelu, et või siin disainerid saavad ise jagada oma kogemust, et ma nägin noogutamist selle materjali teadlikkuse koha pealt, et kas ma näen siin, kas te olete nõus sellega, et see on üks probleem? Jah, ei tunne materjale. Jah. Ja seesama näide, et teksti või polüester, kas või see, kui me klopime enda tekki, mis sealt eraldub, seal on need mikroplasti osad, mida me kõik rõõmsalt sisse hingame või need metsikus mahus igasugused nahalööbed on sageli just sellest, et millega meie riided on siis töödeldud. Et mis on jällegi hästi minu hinnangul, minu kogetu põhjal hästi viraalseks saanud, on seesama trükk, mis on siis sinu seal pusa peal on ja tegelikult öeldakse, et kui sul on selline trükiga riie ikkagi sellest, siis ära imikut sülle võtta, sest et see on väga-väga mürgine just siis sellele beebile. No vot, no aga siit siis sihuke küsimus kohe, et... Seal üleval on ka küsimus. Näed, et küsimus oli üleval, no aga võtame ülevalt siis küsimuse. Ja ma nüüd kogu selle jutu peale olen tükk aega praadinud ja mõelnud, et aga meie haridussüsteem ja seesama suunamine juba põhikoolist peale isetegemisele. Et tegelikult kutsekoolis igapäevaselt tegevana me näeme seda, et seda isetegemise poolt meil riiklikult hakatakse järjest kokku tõmbama ja just nimelt tekstiilivaldkond, mis OSKA raportite nagu valguses on hariduses ebarentaabel, seda justkui ei oleks varsti enam vaja. Ja siis seda tõmmatakse järjest koomale, et kas me hoopis nagu ei peaks vastupidi mõtlema. Ja seesama 13-aastase poisi ema, eks ole, et noh, tegelikult võib-olla seal samas külas kaugel kuskilt keskusest on keegi, kes tegelikult oskaks selle probleemi lahendada palju lähemal kui Tartusse või Tallinnasse sõites. Õpilaste teema on minule väga-väga südamelähedane, sest et mina olen võtnud endale selle rolli, et käiagi enda vabast ajast õpilastele täpselt sedasama teemat rääkimas koos suure materjaliga, siis et mis on vill, kuidas ta tundub, mis on siid, kuidas ta sul käe all tundub. Aga loomulikult see peaks olema tugevamalt sinna sisse tõugatud. Jah, aitäh. Mõte veel, mis ma siis siin selle küsimuse jätkuks tahtsin öelda, siis kuuldavasti, teatavasti Haridus-Teadusministeerium on ka tegelikult suunamas hetkel päris suuri summasid roheoskuste tõstmiseks, aga ta ilmselt ei jõua nüüd sinna haridusastmesse, et pigem on siin ümberõppega siis küsimus, aga liigutatakse kindlasti mitte piisavas mahus, aga natuke, jah. Ja see on väga-väga põnev teema jällegi, et kuna meie Fashion Revolutioniga toimetame kõige aktiivsemalt sotsiaalmeedias, vahelduv eduga aktiivsemalt, siis on selge, et kõige suurem jälgijaskond on ikkagi seesama nimetatud noor, et nemad tegelikult tahavad seda infot kõige enam saada. Samas meil on vastukaaluks terve hunnik neid influencerid, kes lihtsalt teevad seda unpacking või unboxing videosid. Et ma tean, sul oli üks lõpuküsimus ka, et mis raamatut lugeda, siis ma oleks taht seal vastata, ma ei tea, kas sa plaanisid seda küsida või mitte, aga et minge võtke oma sotsiaalmeedia ette ja vajutage unfollow kõikidele neile, kes natukenegi promovad mingil moel seda, mida me tegelikult ei vaja.
no näed, aga sujuvalt Anett juba tegigi meil väljajuhatus on ju ka ära, jättes see positiivne intriig üles, kui just Anna ei ütle, et me tunnikese võime jätkata rääkimast haridusest. Omavahel võite jätkata. Omavahel jah. Ehk siis paistab seal taga snäkkide lauas, kes tahab, kindlasti saab Anetti ja Kaiega kohe paneeli vähe intiimsemalt jätkata. Aga võttes siis ongi viimase küsimust, Anett juba ütles, et mida siis on ju teha või keda jälgida, mitte jälgida. Keda, Kaie, sa ütleksid, et tasuks ka jälgida siis selle teema osas, et veel tarkust saada? Kuna mul ei ole see küsimus ette valmistatud, aga näiteks hea soovitus kohe eelmiseid esinejaid võiks jälgida ja nende postitusi, et sealt tuleb väga palju olulist informatsiooni. Aga ma arvan, et lihtsalt see on jälle see koht, kus igaüks saab lihtsalt selle pisikese asja enda sees nagu paika loksutada siis, et kas mõelda selle üle, et kas ta ise siis armastab piisavalt oma riideid ja vaadata. Ja siin täna vist tuleb see teema veel uuesti üles, et oma rõivakapi sorteerimine ja et kui me siin räägime, siis me võiksime alustada ikkagi alati ka iseendast ja vaadata, kas meil kõik on korras. Absoluutselt ja see on suurepärane lõpumõte, millest me ju ka alustasime, et armastame oma riideid mitte 6 korda, vaid armastame neid 60-600 korda ja teeme siis niimoodi seda asja siin paremaks. Ja me võiks ju, et näiteks, et lepime kokku, et teeme mingi eksperimendi, et igaüks siis võtamegi, ma ei tea, ma võtan oma need püksid ja siis hakkangi lugema. Ja me teeme ära selle Fashion Revolutionis. Teeme ära. Ja siis, kui me saame kokku, siis räägime, et kus maal oled oma kandmisnumbriga. Absoluutselt. No aga aitäh suurepärasele publikule küsimuste küsimise eest. Aitäh siis suurepärastele panelistidele küsimustele vastamise eest. Ja aitäh, kes iganes kunagi hiljem vaatab seda salvestust ka. Nii et aitäh. Aitäh. Teeme aplausi.